Tšau, ma olen Millennial Artjom. Ja ma olen Suumer Kris. Ja meie oleme Millennials. Peab tunnistama, et eelmise demo osaga me sattusime sellest e-poest nii vaimustusse, et me ei saanud tegemata jätta part 2. Meil on jällegi 6 põnevat asja ja minul seekord kõik 3 asja on täiesti crazy. Ja ma ütlen sulle ausalt, et kõik asjad, mis ma sulle tellisin salaja, tahaksin neid endale. Okei, nii et tuleb põnev unboxing. Väga põnev, let's go videosse. Let's go. Okei, üllata mind siis esimese pakiga. Ma üllatan see esimese pakiga ja ma alustan kõige väiksemast. Ma lähen jällegi suuremast väiksemast, pane silmad kinni. Okei. Ma lähen Ma panen suuremast väiksemaks. Nii, tee lahti ja vaata. Kas silmad kui kõlati teha? Yeah. Okei. Sul on väikene boks ja selle boksi sees on mis asi? See on mingi LED-riba. Näita sinna poole ka. No siit ei näe mitte midagi. Näita külje pealt. Külje pealt siit on natuke näha, et vist on nagu mingi LED-riba. LED-riba? Ei, see on mingi propeller. See on mingi vurr. Või see on mingi... Minu teada see peaks olema vurr, mis tõesti hakkab hõljuma. Okei. Ja sa saad kuidagi sellega mängida niimoodi, et sa teed kätega ja viskad teda nagu käest kätte. See on Beyblade 2025. Lendav Beyblade. Okei. No loodame, et siin nagu natuke seda akut on. Mis see on? Ma ei tea, mis peale või? Ma arvan küll, et see on see, mille... Kui sa tahad, et ta nagu põrandal laseks äkki või? See on nagu kahtepidi, et kui aku saab otsa, et siis saad vähemalt põrandal nagu midagi teha sellega või? Aga ei, tõesti, vaata, inglise keeles on midagi, sest ma nüüd hiina keelest ei saa aru. Oota, siin on... Ma korra vaatasin, nägin eesti keeles. Mingi asi siin on... Eesti keeles? Ma korra tundus, aga ei olnud. Charge about 20 to 25 minutes to play for 6 to 8 minutes. Okei, aga ma usun, et ta mängib. Vaatame, kas ta läheb käima. On kõva tuul. Oh yeah! Mees, Andres, pane aegluupi. Nii, ma ei tea, kumma pidi. Võt see asi on ohtlik ju. Ei ole, see on terad sees ju. Terad on sees. Oota, kuidas sellega mängitakse? Ma ei tea. Sa pani käima, ma ei tea, juhtub nüüd. Kuidas ma kinni selle panen? Ma ei tea, kus sa käima panid. Pane kinni, noh. Oota, kuidas sellega mängid? Ma ei tea. See tundub ohtlik praegu osast öeldes. Sa pead seda viskama. Sa teed nalja. Ei tee. Surma. Sa viskad, see tuleb nagu bumerang tagasi. Kuidas ma selle kinni püüan? Niimoodi, sa ei saa haiget. Kindel või? Vaata, see on kinni. Jaa, aga nagu see asi käib ikka ringi ju. See tõmbab sul naha maha. Ei, ta ei tule läbi siit ju tera. Jaa, aga see käis ringi ju, nägid või? See välimine osa, see käib ringi. Käis või? Jaa. Sa pead püüdma niimoodi siis. See tundub võimalik. Aga see, et ringi käib, sa ei tee haiget. Hea, et mitte nende Hiina toidupulkadega. Sul tuleks hästi välja. Jaa, mina seda kinni ei saaks. Ai, oli küll valus. Oli küll valus kinni püüda. Oota, aga lihtsalt... Savi, teeme midagi. Ja viska sinna poole siis. Vaata hambaid saad. Ei, ma tulen ise. Ei, viska siit, vaata Andra, ei siia, niimoodi. Ma viskan sinna. Okei. Davai. No nii, mina seda kinni küll ei püüa, nalja teeb mulle. See lendabki ju, mida? Sõidab nüüd, püüa, kuidas sa püüad? Mine pekki. Oota, aga see oli cool, actually. Jaa, ta ongi vaata, ma teen niimoodi. Aga viska niimoodi üles. Nii. Kaamera ees, vaata. Nii. Ei, see äkki peab küljega ikka viskama või? Aia! On ja aia, kurat. Paksen pool ülesse. Jaa, vist küll, jah. Nii. Oh my god, it bounceb! Crazy ju! Yeah! Wow! Okei, mees. See on lahe. Aga see alguses tundus nii ohtlik. See, mõtlen sulle ausalt, mees, See tundub endiselt ohtlik. No ta on natuke hirmus, jah, aga ta on äge.
Hiina on ikka imede maa. Mis kurat ja asi? Bro, kas tundus isegi hirmus nagu? Tundus või? See ei tundunud, see oli päriselt väga hirmus. Ta teeb nii kõva hääl ka, võib-olla sellepärast ongi nagu. Ja see nagu nupp, ma ei saa seda välja lütadagi. Oh my god. Aga mõtle, kui sa oled õues nagu suures hoovis ja viskad ta täie hooga kõrgele. Suvel kuskil põllumaal. Jaa. Õhtul. Jaa. Damn! See võib hella sikk olla ju. Mees. Kuule te, Teemu osade esimene miljon. See on nii äge. See on nii äge. Ja nagu ongi täie hooga. Ja vaata, et tuleb nagu, siis ma arvan, et tulebki seda suurt kurvi, vaata. Minu poolt, see oli väga lahe asi. Ma lahen selle täis. Täna õhtul lähen jalutama ja siis võtan selle kaasa. Viskad kuskil linna peal. Keegi oodab aknast upo lendas nagu lihtsalt. Konkreetselt. Ja minu poolt ka miljon, see on väga äge nagu. See on reitselt äge. Väga sikk. Nii, lähme edasi. Kuna see oli selline puhuv asi, siis ma ei anna praegu sulle esimeseks asjaks seda asja, mida ma tahtsin sulle anda. Ma annan sulle midagi muud. Nii. See ei ole nii üllatav või see ei ole selline asi, mida sa pole kunagi näinud või ette kujutanud, aga esiteks ma arvan, et sul on seda vaja. Ja teiseks, see nägi ilgelt cool välja. Davai, okei. Mul on seda vaja. See on suur statement öelda. Mul on seda vaja. What the hell is this? 15 vatti fast charging või ma ei tea, mis see oli volti. Ja, sellel on charger ka küljes. Oota, sellel on charger küljes. Ma isegi... What the hell? On see seda vaja? Kas see on LED mousepad või? Yeah. Kusjuures mu praegune mousepad on väga vana, nii et... Sest ma mäletan, et sul oli vist suht pisike. Aga see on selline, see peaks olema see suur, kus sa saad klaviatuuri ka nagu ära. No way, oota, vaatame üles, kui see on piisavalt suur, siis see läheb mulle kasutusse nagu. Tavai, ma loodan. No nii. No see on ikka pirakas. Ma ei tea, kukkus ka veel, aga ma ei tea, mis see kukkus. Ma ei tea, kui suur klaviatuur. Juhe, jah. Nii, klaviatuur on mul nagu nii väike. Oh my god! Joo, mis see on? Laadija. Mille laadija? Telefoni. No mis? Telefoni laadija mousepad'i küljes. Oh my god. What the hell? See on täiesti crazy. See on just laadija. Nii hea, et laadija on siin pool. Nii läbimõeldud. Ma just mõtlesin praegu, kui seda lahti võtsid, äkki laadija on siin pool, kus sa siin hiirega hakkad käima. Aga sul mahub klaviatuuri lihtsalt, sul on väike klaviatuur või suur? Jaa, mul on väike ja mul on mingi selline. No sul on ideaalset ruumi. Jaa. Okei. No okei. Oota, sul on siis, sa panedki arvutis selle külge või? No nii, aga ma pole kunagi näinud oma silmaga nagu päris elus helendavat hiirematti. Ma ei ole ka päris elus näinud. See võib väga põnev olla. Vana hea USB 2. Oot. Wow! Vaata, kui sa seda on-off nuppu vajutad, kas juhtub ka midagi? Mine, kuna ma vajutan noppa. Kuidagi... Hoid ninaga. Siin on mingi režiimid või? Erinevad režiimid. Värve saab nagu. Jaa. Värve. Wow. Või täitsa siis offi saad ka panna, kes... Vaata, kas läheb telo ka või? Nii. Aga äkki jah, võib-olla ei ole piis. Vaata, ma võtan katte ära, vaata, mis siis saab. Vaatame. Nii, kate pealt. Ei taha nagu laadida. Oled sa kindel, see on laadimiseks üldse? Jaa, peaks olema. Äkki ta ei anna praegu voolu. Using the USB port does not make the wireless charger exert effective power. Ehk siis meil on vaja ikkagi laadi, et sul on vaja vooluga ühendada. No vaatame, paneme sinna seina. Nii, see läheb sisse. Ops. Ja nüüd peaks seal olema piisavalt voolu või? Jep. Loading. Kuigi ta on väga aeglane vist. Ma isegi ei mäleta palju see maksis, aga see oli nagu täiesti okei hind ja see näeb nii efektne välja. Jaa, selle pealt, kui ma tegelikult huvitaks teada, kui kallis see on, siis saaks öelda, kui hea see on. Kui ta on väga odav, siis see on tõesti nagu, siis see mati kvaliteet on nice, ta on LED-riba, telefoni charger.
kui see tõesti on odav, siis ta on väga hea nagu. Kohe ütlen sulle, palju see maksab. See oli 18,36 eurot. No selle pealt on see win nagu, see on väga win. Jaa, see on väga kvaliteetne. Paks, mõnus, haakub ilusti ka nagu. Wow. Mina ütlen ausalt, hinna pealt, et kõik, mis saad selle eest 10-10. Väga hea nagu. Väga cool, wow. Kas sa panid ka oma hinnangu või? Sa ütlesid hindada? Mina ütlesin 10. 10 ja ma ütlen, selle hind ja kvaliteet ratio on 10 nagu. See on täpselt saad nagu jumala asja endale. Ma panen isegi 11, sest minu see tundub liiga odav. Jaa, ongi, see on väga hea nagu. Nii, Artjom, ma ütlen sulle ausalt, see nüüd, võtta see endale kätte, ma panen teistpidi, see nüüd, jah, nii on hea. Ja hoia niimoodi. See on väga crazy, kui odav see oli ja mis seal sees on. Ja ma ütlen, et see on natuke sarnane eelmisega, aga see on veel crazy. Ehk siis ava oma silmad. Beyblade 5000. See on Beyblade, see on droon, minidroon ja seda maksis reaalselt 20-30 eurot ainult. See oli nii odav. Sa kinkisid mulle minidrooni või? Jep, sest see oli nii odav temus, et ma mõtlesin, see ei ole reaalne, et see on päris droon. 20 euroga kinkisid mulle drooni just. 20-30 vahemikus. See oli puru odav. Ja siin on apparently ka kaamera peal. Vaata, loe, mis siin üles on. Loe. SD lens, dual kaamera, 2 kaamerat. Nii. Real-time map, large capacity. Hoto and video. P-täht. Kas me saame sellega? P-täht kustus ära. Hoto and video. Hoto. Kas need sagedused kõik on nagu legaalsed ka meie riigis või? Seda peab, ma arvan, sagedused on, aga selle peab lihtsalt registreerima nagu. Ma eeldan. Kunagi ma tegin kaitseväes nendele droonilube nagu. Aga see, kas päriselt pead drooni ära registreerima või? Siis on nagu, see peab olema näha, see nagu map on, kui sa pead drooni käima, siis nagu nähakse neid droone nagu, et siis on nagu liiklussafe ja mingi. Ma mõtlesin, et see on selline klassik Hiina pakkus, plastikjuljad, aga siin on reaalselt kotike. Jumalast nice! Jumala mõnus kaasa võtta. Ja see on nii puru odav oli, see nagu 30 eurot drooni eest. Jah. Nii. No nii, wow, kui väike see on! Droonike näeb siuke välja. Ma olen DJ droone hoidnud, ma tahan näha seda kvaliteedi. Aga ta tundub väga õrn. Ta tundub väga õrn. Ja see on näha, et ta on 30 €, sest DJ on siuke tugev plastik. Ja ta veits meenutab siukest odavat puldiautot praegu mulle. Ja, ta ongi. Sees tühi, vaata. Ja, täpselt. Aga lisadetailid, lisatiivikud, aga meil on mure sellega, et... Nii? Et kas meil kruvikeerat on? Ja kas puldil on akusi vaja või? Ja... Mis see on? Mis süütener see on? Ma arvan, kas seda välja ei pea tõmbama või? Ma arvan, ta peabki põlema panema. Ja siis hakkab lendama ise. Ühekordne kasutusega drooni vaata, paned lendu. Lendad selle kurja naabri juurde. Ja. Sa näed, see on väga low quality, aga see nagu töötab. Aga koopia sellest nagu kallist versioonist on. Ja. Siin on ka aku sees mees. Jah, see käib siia. See on lisaaku siis või? Aga kuidas sa laed seda akut? See on lihtsalt drooni sees ja siis laed või? Props ja siin pole laadimist seda nagu. Oota, aga... mingi väike on, siin on mikro see USB pesa. Mikro USB pesa on olemas, nüüd saab laadida ilma ka. Jaa. See on crazy. Siin on actually kaamera ka peal. See ongi lihtsalt nagu DJ aga laste versioon lihtsalt. Sellega ära te saada. See, mis sa mulle kinkisid, on crazy ja ma tahaks seda testida, aga jätame selle siis video lõppu. Ja kui tahate näha, kuidas see droon lendab, siis me käime pärast viimast poes, tuleme tagasi ja paneme selle käima. Meil on patareisid vaja, meil on vaja kruvikeerajat ja... Oota, kes ta ühendab siis telefoniga ka huvitav või? Ma lihtsalt nagu... Ta peaks olema mingi... Ja seal oli mingi äpp, vaata. Seal on mingi äpp olemas. Ja sa näed seda kaamerat ka siit nagu. Crazy. Igal juhul, ma olen väga elevil. Jätame selle video lõppu. Oota. Võib-olla enne. Vaatame, kas see käima läheb äkki. Ja me peame akusid ka laadima. Wow. Wow! Toimib. Nii et see aku, mis siin sees on, see töötab. Okei.
paneme selle siis siia kõrvale praegust. Davai, see jääb video lõppu, see on üks magus asi, ma ütlen. Kuulge sõbrakesed, ja kui te olete nii kaugele videos jõudnud, siis vana hea drill, pange palun like ja subscribe meie kanalile. Meie eesmärk on saada 20 000 subscriberit ja me ei ole üldse kaugel sellest. Nii et meil on äärmiselt vajalik teie abi. Ja kommenteerige ka, kui teile video meeldib. Tiiviku kaitse. Tiiviku kaitse. Kommenteerige Tiiviku kaitse. Ja paljuga meid ka Instagramis. Artem Savitski, Chris Boys. Ja, aitäh teile. Lähme tagasi videosse. Sinu item. Jaa. Ühesõnaga, mäletan, ma rääkisin sulle sellest, et Eestis on kogu aeg pime, hall, kõle ja ainuke asi, millega sa suudad tekitada hubasust ja sükest mõnusat olemist on üldiselt valgus. Nii, Chris. Selles mul on lambi lihtsalt. Lihtsalt lamp sulle suveks. Pirn. Ja pirn. Hiina pirn. Ei, see ei ole pirn. See on hoopis selline huvitav asi. What the hell? What the hell? Kui ma siit vaatan, see tundub nagu JBL speaker nagu. Jaa, literally. Aga see ei ole muusikas asi. Ei, see ei ole muusikas asi. What? See on ikkagi seotud selle hubasuse tekitamisega kodus. Muusikaga saab ka muidugi hubasust tekitada, aga valguses. Väga huvitav. Pildi peal nägi jube väge välja. Mis see reaalsus on? Mees, mul on nagu zero clue, mis see on nagu. Ma ei kujuta ette ka. Päriselt. Mingi blokk asi lihtsalt. Mingi blokk. Aga ma midagi pärast kardan, et see, mis meil pildi peal reklaamiti, ei ole päris nii. Nii, mis asi see on? See on see Kitty, see laser. Jaa, Kitty laser lihtsalt, jaa. Nii, aga vaatame, mis Michael. See käib pealt ära veel. Miks see äär pealt ära käib üldse? Siin on mingid asjad. Juhe. Ja õpetus. Kavalalt pandud. I guess neid ei pea näppima vist. Nii, see käib peale siia ja see peame panema siia juhtme ja selle taha või? Ma ei tea, äkki ta ise läheb ka tööle või? No proovime. Äkki ta ei ole akuga. Ja, äkki ta ei ole akuga. No lähme siis oma sellesse stepsi. Lähme oma nurka tagasi. Nii, ma panen selle pildi peal nägi see. Nii. Okei, turn on. Ja see ongi kõik või? Ei. Nii. Oota. Hoian peal. Vajutan. Kinni. Vajutan. See on kõik või? Ei. Oota. Ta käib juba. Saad aru, pildi peal oli see mingi minikamin. Minikamin? Jaa. Oota. Nii ja pane nüüd flash ära. Pane flash ära. Ma ei tee nalja, pildi peal oli see minikamin. Aga praegu on see lihtsalt mingi täiesti mõttetu valgus. Ma toon manuali. Vaatame korras manuali. Mees. Jaa. Aromatherapy machine. Aromatherapy. Note the maximum water volume of the water tank. Seal on Oota, aga kuhu see vesi siis läheb? Siia ma saan aru või? Aga ma ei tea, palju sinna panna tuleb. Savi, ma panen lihtsalt natuke. Okei. Ma lähen. Pane ikka nagu normilt, noh. Pane normilt. Nii, pane normilt. Ma vaata, kas ma saan targemaks veel. I'll be back. Bam-baram, bam-baram, bam-bim-bara-bim-bara-bum. Bara-bim-bara-bum-bara-bim-bara. Mees, nüüd ma saan aru, keskmine nupp ongi turn on the humidifier, ehk siis õhuniisutaja. Siin on see propeller sees. Paneme selle peale tagasi. No vaatame. No joh, ei tii. Nii. Ops. Ja nüüd ma saan aru, et kui sa vasakut vajutad, siis siit saad panna, näe. Ja hoiad peal, siis ta peaks olema mingi värvi valima, näe, ta käib RGB. Ja siis, kui sa vajutad, siis ta jätab selle, nagu mis värvi sa tahtsid. Nii nüüd jälle muudab. Okei, kuidagi töötab. Ja keskmine nupp peaks panema peale õhuniisutaja. Vaatame nüüd. See näeb action, oh my god. Mees, aga okei, kui sa panedki selle kollase, siis ta näebki välja nagu minikamin.
sellepärast mul jäigi mulje, et see värv. no tule vaata läbi kaamera silma, see on crazy. Wow! See näeb välja nagu leek. Jaa! Ma tahan teist värvi näha veel, oota. Nii, kas ta nüüd... Oli ta see? No see näebki nagu leek välja. Jaa. Sealt oligi mul, et joo, see on minikamin, vaata. Vaata niimoodi kuskil aknalaua peal või toanurgas. Jõulude ajal. See on jumala äge nagu. Paned mingi piparkoogi maitseainet ka sinna sisse. Oota, tegelikult ma tahan ägedat värvi näha. Lillat. Vaat nüüd RGB. Filmi nüüd on läbi igat värvi läheb nüüd. Ise vahetab. Wow. Mojan peal lihtsalt nagu, et see näeb kõiki värve näitab. Wow, vaata sinist! Wow. Sinine, crazy! Ma võin punase peale saada. Punanne! See on kes Sikim Switch. See lilla. Ja sinine, damn! Ma räägin, see näeb välja nagu kamin, noh. Jaa. Algus oli väga pettumuslik. Aga jah, sõbrad, lugege manuale. Sellest on palju abi. Jah, lugege manuale reaalselt nagu... Sest ma mõtlesin algselt, mis asi see on, jumala mõttetu. Me oleks ääre pealt juba nagu ära känsudanud selle täiesti. Kui see töötaks ka ilma juhtmenta, saaks idekas, aga ma saan aru, akut siia panna läheb kuradi kahtlaseks. Siis on vesi ja juhe ja aku ja see... Teiseks nagu, vaata arvuti laua taha paned lihtsalt alla kuhugi stepsisse ja see on lihtsalt pikendus juhtmega. Minu hindeks sellele ka, ma ütlen ausalt, 10-10. See on väga huvitav väljamõeldis. Ja see, et tuleb see nagu see efekt ja värvida. See efekt just, et auruteid me oleme kõik näinud, aga see, et ta näeb nagu leek välja. Esimest korda. Esimest korda. Mul on ka 10-10. Appi. Demo on olnud täna bänger. Täna bänger. Ja see läheb järjest edasi, sest nüüd ma annan oma kõige füüsiliselt suurema pakki sulle. Oh my god. Ja see on, ma ütlen ausalt, see on siiamaani kõige suurem pakk, mis ma olen tellinud. Üldse sellest Amazonist. Kõigist asjadest. Amazonist ja demost, jah. Nii. Okei. Silmad kinni. Mis siit tuleb? Tüüp kingib mulle auto või midagi. Nii, võta see kätte, katsu, kui raske see on. See on väga raske. Ja ma ütlen ausalt, see on... See on telk või? See on telk. See on telgi. Aga see ei ole lihtsalt telk. Nii. Sellepärast ma selle tellisingi. See on eriline telk ja ma tahtsin näha, kas see on päriselt see, mida pakutakse. Aga ava see telkart ju. Nii. Kena telgikott. See on suur. God damn! Väga hea on kaasas kanda, väga mugav. Nii. Siin on veel omakorda veel üks telgi. See on, kus sa hoiad seda. Siin on vaiad. Mingi päevitustelk siis või? Ei ole päevitustelk. See on... Ma ei saa veel öelda, mis telk see on. Nii, ma võtsin selle kenasti ümber ära. Nii. Oota, igaks juhuks... Kas me reaalselt hakkame keset stuudiot kämpima praegu või? Jaa, aga igaks juhuks tule korra püsti lava tagant pärast... Pärast läheb kõik ümber, jah? Ma ei tea, vaatame nii. Nii, see on nagu... See veits meenutab mulle vihmavarju konstruktsiooni. Ja sa oled õigel teel. Sest tea, mis see on või? See on pop-up telk. Mis see tähendab siis? Ehk siis sa ei pea panema neid varrisi sealt läbi, vaid saad seda lihtsalt flupsti pop-upida püsti. Flupsti? Kuidas pidi? Nii pidi, see jääb ülesse. Ehk siis see on telk, mille sa võtad välja ja paned ta lihtsalt püsti nagu vihmavarju. See on tagurpidi vihmavari. Ehk siis see võib olla ka vihmamaja. Okei. Tõud, see on jumala suur ju! No ma mõtlengi, kuhu ma... See on actually... Kurat, see on actually gigantne. Ja kahelt poolt saab sisse ka ju. Saab. Ja, 2 sissepääsu on. Proove pole sellest tutis nii palju ruumi siin, võtan toolid ära. Siit minu poolt saab sisse ja sinu poolt saab ka sisse. No vaiasid meil... Tõud, see mahub 2 inimest ju täitsa. Saad sa sellega lahti tõmmata? Näe. Ja siis saab panna, kas need ongi lukus nüüd, jah? Ja siis siin on see pealmine. Ja ongi kogu lugu või? Jep. Vaiad sisse ja lihtne tehtud. Jep, ja guys.
kas te kunagi olete telki pannud nii kiirelt kokku? Vees, kuuled, me toome siia oma aromatherapy ja kõik asjad sisse. Me saame siin landpartit teha reaalselt, see on nii suur. Ja see on, näita, mine sisse, näita, kui suur see on nagu... See on ideaalne 2 inimese telk. Nagu just täpselt nagu kämpimiseks, magamiseks. Ja sa pikkuselt, Artjom Savitski täpselt ju. Mahub siia sisse ära ja laeruumi on Prada, see on actually... Wow. Sina oled see metsamees ka, sina oskad paremini hinnata sellist asja. Ja mees, ma võin sulle öelda, selle telgi hind, tavaliselt telgid maksavad üle 100 euro nagu. See telk oli mingi 50. Kui sedagi. Sääse sein või kuidas sa nimetad? Sääsevõrk. Sääsevõrk on ka ees. Jep. Wow. Ja minu meelest kõige haigem osa ongi selle pealt, et lupsti lahti. Ja, kui kiiresti, sest ma olen harjunud sellega, et sul läheb mingi pool päeva, et telk püsti saada, on ju? Ja, noorkutesse laagrides võtad need vaiad, siis hakkad siit läbi panema, need ühed on vaata pikemad, ühed on väiksemad ja sa hakkad neid keevitama siin. Ja sellega võtadki laksti välja, sul on nii suur. Ja räägin, kui teil on lapsed, kes on noor kodutütred, käivad laagrites. Palju maksis? See maksis mingi 50 eurot. Wow. Ta ei olnud üldse kallis, ma mäletan, ta oli siuke väga odav telgi hind ja see on pop-up telk. Vaadake seda materjali. Crazy. Ja ta püsib ilma vaiedeta ka. No okei, jah, ta võib minema lennata ilma vaiedeta. No vaied peaks ikka panema. Aga see on kõige vastikum osa alade telgi poolt. On need siin. Nii kaua võtab aega. Üli haige. See oli nagu minutiga reaalselt. Ja sa saad üksinda selle püsti. Sul ei ole vaja, et võta seal, aita mind. Tule aita mulle vaiasid. Lihtsalt tõmbad niimoodi. Okei, aga okei. Lahti me saime. Kas me saame ta kokku ka? Oota, ma ütlen ausalt. Mina nagu, ma ei taha pooldada lihtsalt ületarbimist ühiskonnas, aga nagu päriselt temust nagu, see ei ole võimalik saada nii odavalt siukse asja nagu. Kas sa mäletad, kas nad käisid sisse poole? Välja äkki. Vaata, ma ei tea ka. Ära murra ainult, Artjom. Ta liigub veits, minu oma. Oot, see kindel. Jaa. Oota! Okei. Kas siin on manuali või? See on hea küsimus. Kas siin on manuali? Sest me ei taha teda ära lõhkuda. See peab õppima, kumba pidi ta sisse murdub. Ei, ta peab sisse minema, ta ei saa välja minna. Arvad, jah? Ja. No siin on vaata, siin on need tugevad osad. Ja siis ta peab niimoodi minema. Jep. Ja siis ta peab, alguses peame siis... Aga alt või? Alt alustama ju. Jah, käib krõks ära karda seda. Nii. Ja nüüd on vaja see veel kotti ära mahutada. No see on lihtne. My God, sa oled mäletad lapsena magamiskoti saamine sellesse kotti. Täiesti võimatu ülesanne. Nõudne, jah. Täiesti võimatu ülesanne. Jaa. Alati teed need nagu liiga kompaktsed. Tegelikult seal on midagi kervist, sa pead lihtsalt õhu välja saama. Jaa. Siin on sama. Siin on nii palju õhku vahel. Aga ei, mõtle. Praegu tegime põhimõtteliselt kämpingu nagu 5 minutiga ära ju. Jah. No kokkupanemine oli sellega, et me ei tea, vaata, kuidas see käib. No lahti tegemine ka, aga see oli, tegelikult oli easy. No ikkagist oli palju kiirem kui see tavaprotsess. Sest me seevisime aega nii palju lahti võtmisega, et see kokkupanek oli ka juba nagu kiirem selle pealt. Overall palju kiirem. Sinu pool on see kuradi. Anna. Ja tõmba kinni. Nii. Ja ongi olemas. Aga päriselt kasu on. Mega kiiresti ju. Jah. Kui sul telk ei ole kodus, siis sul on telk olemas nüüd. Ei, mul ei ole telki ja see on nii mugav. Jah, ma ühtegi probleemi näe. Vaiad on olemas, saad maa sisse panna. Ja ei. Selle kohta öelda, mina olen hinnangu tehnoloogia. Tehnoloogia, sellepärast see on, miks me elame ajas, kus me paneme need vaia siis seal. Kui võtad selle ja... Otsid taga neid kodi, vaia ei maha mingi kuradi... Siis mingi vend oli Hiinas nagu, et vihmavari, telk,
Teeks teistpidi. Jah, telk. Nii lihtne. Kuule, geniaalne. 12-10. Ma reaalselt, mul on nüüd sellel suvel eesmärk ikkagi ükskord telkima ka minna. Aga katsed ära see ükskord, vaata, kuidas see tundub mõnest nagu äge. See on mega cool. Mega cool. Mis sa paned? Ma panen ka 12 ja tehnoloogia. Meil on kõik punktid üle 10 olnud. Kõik on fire. Aga nüüd tuleb final challenge. Me lendame poodi, võtame selle patarei või selle puldi kaasa, kruvime lahti, vaata, mis patarei siin vaja on. Oleme tagasi. Nüüd! Jaa, igal juhul me tulime tagasi rännakult, ostsime AA patareisid ja leidsime poest ka kruvikeeraja. Üliraske oli seda lahti saada, sest kruvikeerad ei olnud õiges suuruses, aga kuidagi me ikkagi lõpuks saime lameda peaga. Tavai, paneme siis patareid sisse. Alguses proovime lihtsalt, kas ta üldse reageerib meie nendele liigutustele siin, on ju. Tavai. Siis me selle ühendama ka äpiga ära, sellepärast kui me tahame näha, mis see kaamera siit näitab, siin on minikamera. Äkki me saame mingi üliägeda intro sellele videole nagu Mr. Beast. Ja meie oleme Millennials. Aga jaa, sellega lisaks, et siin on siis 10 minutit saab sellega lennata ühe aku pealt, mis on tavatronidest suhteliselt väike aeg. Jaa, aga kui sa tead, mis sa saada soovid, siis tegelikult on see enough, ma arvan. Nii, patareid sisse. Olemas. Oota. Nii, ja nüüd panen selle käima, aga ole ettevaatlik, ära kohe vajuta midagi, sest me ei taha tiviga. Kohe mingi propelleriga näkku. Nüüd see töötab. Vaatame siis, kas see lendab. Mis teed? Mis vajutad? Ma ei tea, siin on troon üles, troon alla. Ära neid vajuta. Miks? See on automaatsed käsud. Ta paneb kuradi, tal on mingi oma... Minema või? Ei, tal on see oma set see kui kõrgele. Oota! Nende peaks minema ikka üles alla. Või äkki tal on vaja äppi vahele või? Praegu ei funki. Siis see töötab. Pomm läks käima. Ta ongi pairing moodis. Kui tavaliselt vilgud asjad, siis see on pairing moodis. Ma pean sellega pairima või? Ei, mitte sellega. Ma arvan äppiga. Nii, aga kuidas see pairing käib siis? Siin on ka kirjas äkki või? Drone bat. Mis sa tegid? Ma ei tea! Mis sa tegid? Mis sa tegid? Ma vist connectisin ära, ma ei tea. Mine pekse! Midagi ma tegin, aga... Mida sa tegid? Ma ei tea. Connectisin wifi'ga, aga teeme selle drooni wifi'ga. Ma ei julge seda püstiga võtta, pärast tõmbab sae käima. Kui ma lugesin manuali, poole manuali pealt, kuradi saag tõmbas käima. Kurat, oota, jaa. Nii. Mis kurat siin toimub? Aga connection on failed. Proovi uuesti. Obtaining. Äkki ta peab vilkuma või? Puldiga saan. Kurjad! Puldiga saan. Reemata mind niimoodi. Okei. Vasak peaks minema, nii, aga ma ütlen selle ausalt, drooniga oled sa kunagi varem lendanud? Siis Artjom! Mida sa teed? Artjom! Lase lahti! Pane kinni! Artjom, pane kinni! Ära vajuta neid nuppe! Mine pekki. Selle vennaga kurat lambist hakkab saag käima. Ja lendabki. Video. No nii. Ongi ju. Oota rahulikult, ma pean tuletama meelde. Kuidas seda maandud sellega, ütle mulle palun? Oota, maandumine on lihtne. Tagasi, poja! Tagasi! Otsa joo! Stoppad ära mu! Oota! See on raske! Ta veits sisend, ta on nagu oma aju, ta on oma aju! Oota ette! Kurat! Ma vahetsin mingit nuppu, ma ei tea, mis teeb. Tule kaamerasse, Kris. Oota, kuidas ma tulen kaamerasse? Ma ei saa tulla siia ju! Ma surun ta maha lihtsalt. Ei, teine nuppa, ma leidsin.
Ma leidsin. See nupp on land, droon üles. Oota, näita korra veel. See on droon land. Oota, näita korra veel. Nii. See on droon land ja see on üles. Okei. See on land. Tavai. Oota, ma tahan ka. Okei, aga Artjom, ma ütlen see nii palju. See on väga raske selle pealt, et ta tahab alati otse minna. Sa pead sellega tõmbama tagasi. Siis kui sellega seina paned jälle, on pekkis seis. Okei. Nii. Ja kui seda maanduma pead, sa teda ikkagi liigutada, Artjom. Kui seda rahulikult. Artjom, keskendu, palun. Palun keskendu lihtsalt. Aga kas ta niimoodi ka teeb või? Mis niimoodi? Ära lakke, jumal hoia, Artjom! Ära lakku seda! Mida sa tahad? Artjom! Vaat seda, oi! Pane Artjom! Oi, kui lõbus see on! Seina ääres pane käima! Vaata lõud ära selle! Artjom, pane! Pane maha! Panin. Seina ääres ei tohi panna käima. Oh my god. Nii. Oh my god. Aga ta läheb kogu aeg otse, miks ta nagu koha peal ei hoveri? Ma ei tea, see ongi halb asi, see on odavne. Odav kraam. Sellega filmida on küll raske mingeid asju, kui ta ise niimoodi teeb. Okei, aitab. Aitab, palun aitab. Mu närvid ei pea ja vastu. Mees, ma täitsa saan aru, miks juhtub nii palju drooniõnnetusi. Sul lihtsalt läheb sassi, nagu kuhu sa nagu pöörama peab, et see asi õigesti lendaks. Ei, mees. Jesus Christ. Tead, ma arvan, et aitab sellest droonist. Nüüd aitab. Mõtlen, see on juba ammu, et aitab. Vend purad. Ma olen praegu ära surnud siin juba 4 korda. Ma svetin reaalselt. Oli põnev. Jah. Aga filmida sellega on raskest, on tõesti ta kaldub ette nagu. Ta nagu ei püsi ühe koha peal. Ja kujutan ette, kui tuul on ka veel või? See asi ei kaalu mitte midagi. Ta on minema ju. Kuigi ma tahaks näha kaamerat, kui me kas proovime korra telefoni ühe korra veel, kas see kaamerat pildi saaks, et mikro välja näeb lihtsalt. Aga jah, millegi pärast mu telefon nagu üldse ei taha ühendada, oota, see on väljas nüüd. Ta ei taha üldse ühendada selle Wi-Fi'ga. Ja ma enda arust proovisin küll niimoodi, et ma lülitasin puldi välja, et nad ei oleks connected, aga no proovime korra veel. Olema, siin on connected. Jaa, nüüd on connected, aga kus see UFO vaatpa nüüd, tuli lahti. See on see väike kaamera, see väike juhin, vaata, ma filmin, see on sinu telefon. On jaa. Sa oled sina, Kris. Okei. Vaata, aga proovi sellega mingi shot saada, siis see oleks naljakas. Kuidas sa salvestama? Lendame uuesti. Vend juhib telefoniga. Tehnoloogi. Aga see on nii lahe, et ta nüüd maandub ja siis ta jääb vait, vaata. Teist moodi kui puldi peal. Ära seal stardi, palun. Okei. Tehnoloogi. Tehnoloogi. Oota, aga okei, paned. Ma panen valguse, oota. Nüüd ma näen midagi. No ma räägin, see on nii nerve-wracking lihtsalt. Aga kummaga lihtsam oli puldiga või sellega praegust? Vist sellega oli isegi parem. Nii. Nii raske on. Saad 2 film. Tehnoloogi. Tead, puldiga oli natuke kergem ikka. Oli jah. Jah, sellega on nagu, ma räägin, kui ta ei kalduks niimoodi. Kui teile tänane video meeldis. Oota, sa ei ole pildis või? Miks ma ütlesin? Nüüd või? Oota, kurat, kui teile tänane video meeldis. Pange like ja subscribe, followge Instagramis Artjom Zavitski, Kris Poiss ja näeme teid järgmisel kolmapäeval. Tšau! Pane magama ära. Ma üritan. Said. Mees. Hea töö. Tehnoloogi. No ma arvan, see on hea kokkus lõpetada.
aitab küll tänaseks. Aitab jah, hulluks läinud selle kogu asjaga juba. Sõbrad, selline sai tänane demo osa, reaalselt ma higistasin ennast. Ühesõnaga, me oleme Krisiga tänasest osast nii overstimulated, et me unustasime ära, et mul on veel üks pakk üle anda. Me pakkisime juba asjad kokku. Ja me filmisime selle outro ka ära, mida te näete nüüd video lõpus ja olime nagu üli haige osa, üli crazy ja siis ma vaatan oma kotti ja hakkan asja üle panema. Meil on veel üks asi, Kris. Vend vaatab mulle otsa, et mis see on. Ise tõi selle nagu. Vaatab, mis karp see on. Igal juhul, Kris, vaatame siin, mis karp see on. Ma annan selle sulle üle. Okei, viimane asi siis nüüd. Või on sul veel midagi kuskil? Ei, reaalselt, see on küll viimane. Ja ma arvan, et see võib sulle täitsa kasuks tulla, sest sa oled meil striimer. Striimeritel ei ole aega süüa, seega te sööte arvuti ees. Ja kui sa sööd, siis tekib pudi ja see kõik läheb klaviatuuri vahele. Ja kuidas sa seda klaviatuuri puhastad? Panen suuga imen. Sa teed niimoodi? Siis sülitan ära. Ja kuhu sa sülitad? Sul on mingi ämber? Aha, okei. Mustus ämber. No, ma leidsin sulle alternatiivi. No nii, ma olen väga huvitatud, mis see on. Föön! Föön! Mida? Mis asja? See on flash! See on valgus. See on see, et sa tolmu näeks. What the hell? Ma pane tööle siis. Kuidas ma tean, kuidas see tööle käib? Ma käid. Kuidas sa panid? Kuidas sa panid? Sina panid! Sa pead peal hoidma. See on nagu akutrell. Nii. Ja sa saad seal võimsust muuta. Päris mõnus on. Kuidas? Ei, ma arvan, siin peal on võimsus. Nupuga äkki. Ahah, neli erinevat levelit. Miks neid otsi mingi 7 tükki? See ongi, vaat see mingid harjad, sa saad sellega nagu välja puhuda seda tolmu ja kõike seda, mis sul klaviatuuri vahele... Aga probleem. Sa võib puhkuda selle klaviatuuri vahelt välja, aga see tähendab sulle kõik mujale laiali. Jaa, aga siis ongi lihtsam seda kätte saada. Jaa, ja siis on survepuhur. Jõu. Näed, sa said harjakesed ka klaviatuuri puhastamiseks ju. Või kui mul ei ole hambarja vahepeal siis. Jaa. Hambarjana töötab ka. Näed, sellega saad nina sügada näiteks. Oota, kas me saame selle vee siit maha puhuda laua pealt? Hoia nii, jah. Ramati peale siis. Mu kotti valad vee! No, aga toimib jumala hästi ju. No puhurit on, jah. Puhurit nagu on. Aga ma näen selle kasutus, kuna ta on nii spetsiifilise väikse otsaga. Nii, et tal on kasutus nagu. Aga see 4 on ju suht föön ju, nagu 4. Ja see on norm, jah. See on normandine, jah. See on ikka föön nagu. Sa saad selle otsiku ära võtta ju. Sa andsid mulle fööni! See on mul rohkem kasulik fööniks kui klaviatuuriks isegi. Mõtlen, et no väga hea. Föönina ta on mulle väga hea. Väga hea, super. Vähemalt millekski sa hakkad seda kasutama. Jaa. See on minu lemmikkingitus sinu poolt täna. Nalja teada. Päriselt. See on actually mulle nii kasulik. See on nagu väga-väga kasulik mulle. Ja see, kui palju akut siin on, see on hea. See on hea masin nagu, päriselt. Okei, ma ise oleks arvanud, et see... Kurat, ma isegi ei tea, mis mulle kõige rohkem meeldis minu omadest. Ma arvan seda aromatherapy, sest see leek oli nii efektne. Jaa, see on ka hea vibe, aga sellel... Mul ei ole fööni, ma räägin. See on mul lifesaver right now, bro. No väga hea, sellisel juhul ma sain sulle kasulik olla täna. Aga mina annan sellele 80. Mina annan 10. Hea odav föön. Hea odav föön. Hea odav föön ja peab ka arvuti asju puhastada. Saab muid asju ka teha. Vot, kuulge, aga lendame nüüd siis lõppu. Selline sai tänane demo osa. Reaalselt ma higistasin ennast täis, sest see oli nii pingeline kõik, mis me täna siin tegime. Kõik mingi lendas ja mingi kõik oli igast valgused ja värviline ja ühesõnaga. Oi jumal, see oli tõesti crazy. Aga kui teile video meeldis, pange like ja subscribe ja kindlasti jälgige ka meid Instagramides. Jep, Artem Savitski, Kris Poiss, ootame teid followma, subscribe'ima, vahetale ja näeme nagu ikka järgmisel kolmapäeval. Tšau, tšau!